Täna algas midagi täiesti uut ja unikaalset RMK raietööliste, RMK ja Luua metsanduskooli kui ka tegelikult metsandussektori jaoks üldse laiemalt. Meie 82 raietöölisest on otsustanud esitada taotluse akadeemiasse 36 raietöölist. Ja meil on see väga hea meel selle üle. See osalusmäär on tegelikult oluliselt kõrgem ja ületab igasuguseid ootuseid. Ma olen ise olnud metsanduses üle 10 aasta ettevõtja ja tean, et RMK raietöölistel on tohutult suur töökus, neil on RMK-l omaselt väga kõrge kvaliteedi standard, RMK omaselt neil on ka pikk vaade ja tegelikult neil juba on see konkurentsi eelis olemas. On loogiline, et igast ühest neist ei pruugi saada ettevõtja, aga see kogemus, mis nad saavad siit, kindlasti kulub marjaks ära, ei jookse kuidagi mööda külge maha ja tuleb kasuks ka siis, kui nad otsustavad näiteks liituda mõne juba turul tegutseva ettevõtjaga. Ma tunnen seda, et ettevõtjad ja ettevõtlus on tegelikult tänase ühiskonna heaolu üks alustalad üleüldse. Tänane ühiskond ei toimiks ilma ettevõtluseta ja ettevõtjateta. Ja ma usun, et need raietöölised täna saavad siit need kogemuse ja teadmise ja tulevad ja panustavad sellesse heaolusse samamoodi nagu teised ettevõtjad. Koos teha on kindlasti julgem, ka see ei ole ju tegelikult välistatud, et meil tekib siin selliseid ettevõtteid, kes teevad ühisettevõtte ja tulevad, osalevad siis ja panustavad riigimetsa jaoks. Äkki saab uusi teadmisi kuidagi motivatsiooni edaspidiseks, et oma ettevõttega luua kuidagi, aga see kindlasti väga raske olema, teades, et see konkurents päris tihe ja et seal üldse hanketel kuidagi osaleda ja mitte osaleda, vaid seda võita, see on nagu kuulduste põhjal on hästi raske. Tahaks teada just, kuidas need ettevõtted loomised käivad ja millele esialgu tähelepanu pöörata ja millised toetused ette nähtud on. Et oskaks võimalikult kiiresti ja võimalikult valutult edasi minna. Ei ole kunagi sellega kokku puutunud, et eluaeg ainult ühte tööd teinud, et nagu seda nullist niimoodi alustada ja teha, et see on nagu, hetkel tundub, et see on nagu väga raske ja keeruline, aga võib-olla ei olegi, mis sest lõpuks välja tuleb. Ma arvan, ikka tuleb kasuks, ei jookse kuidagi sul mööda külge maha ja ma arvan, et kõikides kindlasti ettevõtteid ei saa, aga kui mõnest saab ja kujuneb edukas firma ja ettevõtte, siis see on, ma arvan, suht positiivne. Igatahes, mul on väga hea meel, et te siin olete ja mul on väga hea meel, et teid on niivõrd palju, kes julgesid selle väljakutse vastu võtta. Veel kord tere tulemast ja jõudu teile! Et moel või teisel meie teed ristuvad nii RMK-s kui riigimetsas ka edaspidi. Soovin omalt poolt edu ja indu uute teadmiste hommutamisel. Aitäh!